kallis pruutpaar, lugupeetud pruutpaari külalised. Kaunis on see sündmus, mis tõi teid täna siia saali. Veel hetk ning kõigi siin olijate juuresolekul allkirjastate teie Kaido Niimiste ja Vanna Chuan tähtsa lepingu. See on kahe südame, armastuse ja andestuse leping. Lugupeetud Kaido ja Vanna, te olete täna siin, et sõlmida omavahel abielu. Te olete siin, et anda tõotus, seista alati teineteise kõrval, armastada teineteist nii õnnes kui õnnetuses. Perekonna loomine tähendab kahele inimesele uut elumõtet. Teie mõistate seda ja vastavalt teie poolt varem esitatud sooviavaldusele on koostatud alljärgnev abieluakt. Pärnu maavalitsuses koostatud abieluakt number 64. Täna 2010. aastal juunikuu 5. päeval astuvad seaduslikku abiellu Kaido Niimiste, sündinud 1970. aastal aprillikuu 2. päeval Pärnus, Eesti kodanik, perekonnaseisult vallaline. Ja Vanna Chuan, sündinud 1981. aastal jaanuarikuu 7. päeval Kambodžas, Kambodža kodanik, perekonnaseisult vallaline. Perekonnanimed pärast abielu sõlmimist mehel Niimiste, naisel Chuan. Lugenud ette abieluakti, lubage mul teilt küsida, kas teie, Kaido Niimiste, jääte kindlaks soovile võtta oma seaduslikuks abikaasaks Vanna Chuan ning seista tema kõrval nii headel kui halbadel aegadel? Jah. Kas teie, Vanna Chuan, jääte kindlaks soovile võtta oma seaduslikuks abikaasaks Kaido Niimiste ning seista tema kõrval nii headel kui halbadel aegadel? Jah. Oma nõusoleku kinnituseks palun teie allkirjad abieluakti. Palun. Eesti Vabariigi nimel kuulutan teie abielu sõlmituks ja teid võrdõiguslikeks abielupoolteks. Alates tänasest päevast omate te kõiki abielupaaridele ette nähtud õigusi ja kohustusi. Lugupeetud Kaido ja Vanna, on kahekesi imeliselt hea, on kahekesi imeliselt hea. Kõik saama kõrvalt ekstra tead ja tead kõiki tema mõtteid. Las ta olla siis oma mõtteid. Summat on. Algusest peale. Kordamatu ja kaunis on tänane päev teie elus. Äsja sulgesite ukse möödunud elujärgule ja teist said seaduslikud abikaasad. Abielus tuleb olla kahekesi üks
ja kummalgi teist tuleb olla nii tugev, et sellest tugevusest jätkuks toeks kaaslasele elu raskematel päevadel, sest elutee ei kulge ju alati soovitud rada pidi. Tähelepanelik, lugupidav ja mõistev suhtumine teineteisesse igapäevases elus on teie abielu õnnestumiseks kõige vajalikum. Tunne, teadmine, et teine sind hoiab ja mõistab, teeb südame soojaks ja annab jõudu. Nii on kergem üle saada ka elukriisidest ja arusaamatustest, mis ei ole täielikult välditavad vist üheski perekonnas. Vahel tundub, et inimesed aina tulevad ja lähevad, kuid on inimesi, kes tulevad ja jäävad. Jääge teie alati teineteisega, säilitades kõige kaunist ja inimlikku, sest hea on olla oodatud ja hoitud, hea on olla vajalik lähedasele, hea on tunda kodukoolide soojus. Kodu, see on teie ühine looming, teie kahe väike maailm, paljude võimalustega. Kallis abielupaar, ma soovin teile püsivat kooselu ja üksmeelset kodu. Kodu, mis on teile tõeliseks kindluseks ja armsaks kohaks, kust alati hea meelega viibite. Ja kui peategi sealt eemal olema, siis koduteel kiirustab teie samme teadmine, et teid oodatakse. Ootab perekond, ootab abikaasa, kes on õnnelik teid kohates, nagu teiegi. Teie tänase sammu kinnitusena lubage üle anda abielutunnistus. Ent rohkem kui ükski dokument, sidugu teid ikka lihtsad, siirad, inimlikud tunded. Ja kui te ühisel eluteel puutute kokku raskustega, muredega, siis selleks, et jätkuks jõudu koos edasi minna, mõelge tagasi tänasele päevale. Tänasele päevale, aga ka neile hetkedele, kui lubasite teineteisele jääda alati ühte. Hoidke ja kaitske teineteist. Hoidke ja kaitske oma kodu. Abielu, armastuse ja truuduse sümbolina pange teineteisele sõrme abielusõrmus. Õnnitlege teineteist.